Siin blogis räägime siis esinemisest. Ja see loeng on siis, siin ma räägin siis esinemisest üleüldiselt. Iga inimene peab esinema omamoodi. Igal inimesel on oma esitluse stiil, esinemise stiil. Seega mitte keegi ei saa olla kellegi teise moodi ja kui sa tahad liiga esineda kellegile või tulla kuidagi mingit maneeri kasutada, siis see ei pruugi olla väga hea mõte. See ei pruugi üldse hea mõte olla, sellepärast et sinu enda isik jääb varju. Sa pead ise leidma oma enda esitluse stiili ja see leidmine hakkab pihta nii, et sa lihtsalt räägid nii, nagu sa räägid. Sa pead muidugi kinni pidama sellest, et sa pead selgelt intoneerima ja ütlema oma sõnad selgelt välja, kõlava häälega. Ma olen üsna mitut esitlust kusjuures näinud, et kus siis inimene on nii tore, nii vahva, aga lihtsalt tema mõte läheb olema sinna, et see nagu räägib ja siis ta nagu vaata sulle otsa ka ja võib-olla nagu tundub, et nagu tal on pea nagu mõtled teise. Sa ei saa aru lihtsalt, mida ta räägib ja ta on võib-olla sümpaatne tegelane, aga lihtsalt sorry, ma ei saa aru, mis sa räägid. Sa pead kogu aeg ütlema, kuule, mis sa ütlesid või mis see tähendas? Ja vahel on nii, et mõni inimene on siuke, räägib niivõrd kiiresti, et see ei saa arugi, viskab nagu selle teise, kolmanda, neljanda, viienda, kuuenda, see on nii nagu seal, et et siis sa ka, sa ei hakka nagu vahele segama talle. Aga igal inimesel on oma stiil ja iga inimene peab oma stiili lihvima, ehk siis oma enda esitlusmaneeri peab ta lihvima, aga see käib juba üldise avaliku esinemise kohta, et siin ma ei hakka seda koolitust tegema, mina ei ole see spetsialist, selleks on eraldi inimesed olemas. Aga kui me räägime nüüd sellest, et aga kuidas ma üldse peaksin oma ideed siis esitlema ja mismoodi ma peaksin siin olema, siis on olemas väga lihtsad reeglid. Punkt 1. Ole sina ise. Sina oled see kõige parem asi üldse, mis selle idee puhul on, sest sina mõtlesid ta välja. Sina räägid seda, sina mõtled selle oma tiimis selle välja ja sina esitled seda. Sa oled see kõige huvitavam asi kogu selle esitluse juures üldse. Punkt 2. Kui sa astud ruumi, kui sa laua tagant tõused püsti, öeldakse nii, aga räägi siis. Tõused püsti, ühesõnaga alustad oma esinemist, siis selle hetkega sa avad värava. Sa avad värava oma, ütleme siis imede maale ja sa kättpidi talutad oma kuulajad sinna imede maale ja seal imede maal nad läbivad terve pika teekonna, kuni nad jõuavad tõe karikani. Ma ei tea, idee karikani, kuhu igale, ühesõnaga sinna kõige tähtsasse kohta, eks ole. Ja see peab olema nii tehtud, kui sa võtad seda, et ma lihtsalt nagu sõisan siin ja räägin, et siis ma lihtsalt nagu räägin selle asja ära ja väldid silmsidet jumala eest, et sa nagu ikkagi, et jumala eest nagu silma ei vaata, võib-olla korraks nagu vaatad ka, aga siis jälle vaatad mujale, siis inimesed ei tule suga kaasa, nad ei saa su mõttest aru, nad ei tunne sulle kaasa. 4. asi, harjuta eelnevalt. Sul on esitlus, harjuta selle esitlusega esinemist. Tänapäeval on kõigil olemas nutitelefonid, kõikides nutitelefonides on olemas kaamerad ja ära keera ekraaniga enda poole, et sa ennast ikkagi näeksid ilusti, vaid ole enda vastu karm ja keera selle kaamera telefoni pahu poolega enda poole, pane see riiuli peale ja räägi. Ja vaata siis, mis tunne on. Kuidas tundub? Milline sa tundud? Kas sa tundud usutav? Kas sul tuleb kõik hästi välja? Mitte seda, et kas sul soeng on ilusti ja kas sul juuksed olid kenasti, see pole üldse tähtis. Ole kuidas tahad, ole pidžamas kas või. Peas, et sa räägid ja see sinu jutt tundub siuke, et see haarab kaasa, see on põnev, seda on huvitav kuulata. Ma tahaks veel kuulata seda juttu. See peab selline olema. 5. Esitlus peab sujuma. Ei tohi esitluses olla mitte liiga pikki selliseid üleminekuid või asju või mida sa pead vaatama ja jälgima. Sa pead teadma, mis sul esitluses on. Sa võib-olla ei peaks ka mingisugused materjali kusagilt otsima. Sa ei peaks ise, võib-olla, et kui sa
lähed, võib-olla kui sinu kõnemaneer ongi nagu natuke liiga pikaldane ja sa kipud rääkima hästi aeglaselt, siis vaat sükest asja on nagu natuke raske kuulata, süke valus tunne tuleb endale, et sa tahaksid nagu, et see inimene läheb selle teemaga edasi, aga ta ei lähe kuidagi, ta kuidagi ei kinni. Siis mis teha, mis parata, eks ole. Ikka juhtub. Et sellisel puhul tuleb oma esitlusmaneeri lihvida kiiremaks ja kuidas teha, seda tehagi sellega, et panna näiteks esitlusse rohkem slaide. Pane rohkem slaide ja sa peadki kiiremini edasi lükkama, võtma järgmise. Muideks mina kasutan seda sama taktikat selle jaoks, et vahest kui ma oma mõnda teemat räägin, näiteks loov kirjutamist, siis ma mõne teema juures kipun nagu liiga pikalt rääkima. Siis ma teen oma esitlus ette, panen sinna punktid kirja ja ma panen edasi, panen omal mingisuguse aja nii-öelda ekraani ette, eks ole, et ma tean, kui palju ma rääkinud olen, kui palju rääkida on, et siis ma ei lähe lobisema liiga pikalt. 6. Õpi kuulajatega suhtlema. See on alguses väga raske asi ja ma ise väga hästi tean, kui keeruline see on. Sa kuidagi ei taha kohe neile otsa vaadata ja võib-olla nad ei ole sümpaatsed sulle ja võib-olla ei ole ka sina sümpaatne neile muideks. Mis siis teha? Ei huvita. Sul on idee, mis on maailma kõige parem idee ja sa pead oma idee neile edasi andma, mis siis, et võib-olla te ei ole päris teineteise tüübid, aga see idee on sul geniaalne, briljantne, uskumatult äge. Ja usu mind, kui sa selle idee talle müüd, siis selle esitluse lõpuks te meeldite mõlemad teineteisele. Et õpi suhtlema. Ja see kõige alus on suhtlus. Igasuguse sümpaatia alus on suhtlus. Kuidas suhelda esitluse ajal? Siin on väga palju erinevaid asju. Mõned esinejad teevad seda, et nad küsivad küsimusi. Kas kellelgi on kunagi olnud sellist asja, et näiteks sa lähed nagu välja, sa lähed kassi jalutama, aga su võtmed jäid tuppa. Ja nüüd su naine või mees on toas ja sul telefon on ka toas ja nüüd sa pead talle kuidagi läbi akna vehkima koos kassiga ja siis sa viskadki selle kassi, ühesõnaga, ma ei tea, sa küsid nagu inimeste käest mingit sihukest naljaga situatsiooni, mis neil võib-olla on olnud ja isegi kui nad ei taha sulle vastata, siis nad hakkavad sinuga rohkem kaasa mõtlema. Mõni inimene kasutab seda, et vaatab silma. Silma vaatamine on muideks väga oluline asi. Ja esinemise ajal, kui sul on terve konsiilium on koos, sa pead suutma kõigile silma vaadata, siis sa vaatad nad kõik läbi ja püüad oma rääkides loomulikult, mitte et sa lähed nagu eraldi vaatama neid. Rääkides ja sa püüad nendega selle silmsideme leida. Ja mõni inimene väga, väga hea meelega tahab suga suhelda, tahab rääkida, nõgutab kaasa sulle, teine inimene on kohe nagu lööb oma silmad maha ja nii kui sa mujale vaatad, nii jälle vaatab sind, eks ole. Et see on okei, see on täiesti okei. Sind võidakse eirata, aga sina ei tohi teisi eirata. Kõige suurem viga, mis sa teed, on see, et sa ei suhtle kuidagi. Suhtlemiseks on päris hea ka väiksed pausid. Sa tõmbad tähelepanu. Muidugi, see paus peab kandma. Näiteks ühe korra, ma räägin ühe väikse loo. Ma käisin ühe korra korjamas tomateid. Oma enda kasvuhoones siin samas õues, ma elan maal ja käisin kasvuhoones tomateid korjamas ja jõudsin kasvuhoonesse ja seal oli naabrikass. Ühesõnaga, nagu saate aru, nüüd ma ütlesin naabrikass, eks ole, nüüd tegelikult sellel hetkel mõtle, mis sinu peas toimus, eks ole, siis sa juba maalisid endale selle pildi ette, graafikamootor läks tööle, eks ole, kui ma oleks edasi nii-öelda vuristana seda juttu, siis ta oleks juba hoopis teistmoodi, oleks mõjnud anekdoodina rohkem, aga nüüd sa siis nii-öelda, see on ka süke omamoodi suhtlus. Ja siis loomulikult tasub ka nimeliselt ütelda, ehk siis sa pead suhtlema inimestega igal juhul, ei tohi olla oma ette, mida noored sageli teevad on meie idee on siis selline, et me mõtlesime, et me nagu paneme nagu plakati peale, paneme selle sõnumi ja siis plakati, sinna välimeedia või sinna nagu selle nagu plakati peale, et kindlasti vahet pole, kui sa oled noor ja ei valda reegleid, kindlasti ole selline, kui sa oled ja suhtle, ole avatud, vaata inimestele silma, püüa saavutada kontakti nendega, pead suhtlema, see on must, see ei ole nagu üks option, vaid sa pead ise suhtlema, kuidas sa suhtled või kuidas sa selle kommunikatsiooni leiad, see on sinu enda asi. Ja loomulikult
kõige viimaseks pead sa oskama esitleda esitlusega. Sa pead oskama rääkida esitlusega. Sellest räägimegi lähemalt järgmises loengus.